Mul on identiteedikriis. Ehk siis mul on isiksuse kriis. Yes. See pidi tulema mingisugune eksperimentaalne või mis iganes mingisugune teemavideo. Sorry, ei tule. Ma räägin natukene teile. Issand jumal, kuidas ma panen selle. Ma räägin teile natukene sellest kriisist. See ei ole esimene kriis, identiteedikriis, mis mu elus on olnud. Mul on neid olnud Pobeka ajal. Mul oli paar aastat tagasi, ma tean seda. Mul oli 5-6 aastat tagasi äkki. Ja mul on nüüd jälle. Kuidas see väljendub? See väljendub niimoodi, et ma ei tea, kes ma olen. Ma ei tea, kuidas ma käituma peaksin. Mul on nagu ebamugav käituda nii, kuidas ma käitusin alati. Nii, kuidas mul on nagu tavapärasemaks saanud sellest eelmisest kriisist. Saan aru, et me ei saa edasi niimoodi liikuda, aga nagu ma ei oskaks ka liikuda kuhugi, ma ei tea nagu kuhu liikuda või nagu. Ma praegu katsetan hästi paljusid asju, aga ausalt öeldes mul ei ole ei jõuda ega jaksu. Ma tahaks lihtsalt nutta. Aga jah, ma võiks nutta, ilmselgelt võiks. Ei peakski nutma, siis kui ma tunnen, et ma tahan nutta. Mu hetkel tegelikult väga pikalt on olnud mu närvisüsteem ülekoormatud. Minu meelest on pidevalt mul ülekoormatud. Vahest on nagu normaalsem olnud, vahest mitte. Ma ei oska öelda, kas mul on mingi faas, kas mul on mingi depressiivne faas, kas mul on stabiilsus või mul on hüpomaaniline. Ma ei tea, ma räägin, ma olen segaduses. Ma ei saa aru, kes ma olen või mis ma olen. Ma üritan mingid ankru asju, ehk siis ankru asi on see, mis on iga päev kindel asi, mida ma teen. Ma saan nendega hakkama, aga mingisuguste lisaasjadega, näiteks kas või siiamaani trennis, ma pole trenni jõudnud ja ma saan võib-olla aru, miks trenni ei ole jõudnud, sest et mingil määral natukene tuleb seda surumist väljaspoolt mind, et ma võiks, mitte ei peaks, vaid võiks trenni minna. Aga ma olen selline inimene, et nii kaua, kui ma ise seda lõppkokkuvõttes ei taha, nii kaua ma ei lähe. Kes on pikalt vlogge vaatanud, nad mäletavad, et ma sügisel käisin, suve lõpus, sügise algus käisin, aga ma läksingi vabatahtlikult täiesti sinna trennidesse. Et mitte kellegi sunniviisilisel mingisugusel sellel natukene võib-olla mind motiveeriti sinna minema, aga see, et mind sunniti või nagu niimoodi. Mina tunnen seda, et see on sundimine. Võib-olla see inimene ei arva seda, et see on sundimine, aga mina tõlgendan seda niimoodi. Ja selline ongi siis mu tore aeg. Ma sellest sain aru, täna on reede ja ma sain sellest aru kolmapäeval. Et mul on midagi viga. Et mul on reaalselt midagi viga. Aga see ei ole nagu halb viga või nagu, ma ei tea, ma ei oskagi nagu öelda. Aga see on lihtsalt, ma ei tea jälle, kes see Katrin on. Kuidas Katrin käituma peab või nagu. Võib-olla see on sellega seotud, et ma olen muutunud jälle täiskasvanulikumaks. See on ka variant, sest et eelmine identiteedikriis oli mul siis, kui mul muutuski jälle see, et ma nagu kasvasin jälle vaimselt. Okei. Äpsu! Mida äpsu teeb? Mida äpsu teeb? Mängime äpsuga palli.
mitte midagi ei tee. Vot, ühesõnaga, vot niimoodi. Ma ei tea, kuidas see vlog hakkab välja nägema. Mul on natukene niimoodi raskendatud ka see vlogide tegemine, kuna vahepeal käivad elukaaslase lapsed. Ja see vlogi tegemine on siis veidike raskendatud, kuna ma ei ole siis nagu üksinda või elukaaslasega. Et jah. Aga hetkel ma lihtsalt nagu olen. Praegu tegelen TikToki, shortside, YouTube'i ja siis Instagrami kontodega. Analüüsin neid, mõtlen, millist contenti luua, mis oleks minu content, sest et mulle kõik asjad ei sobi. Mingil määral on mul aastaga ikkagi nagu välja kujunenud oma content. Ehk siis pigem on nädal minuga. On selline, sest et eelmine aasta ma kogu see aeg testisin, et vaadata, milline võiks minu auditooriumile rohkem pakkuda. Ja siis mul ongi nagu järgmine nädal on mul lisaks veel ühe koolituse grupivestlus. Kui ma sellest vestlusest läbi saan, siis ma saan alles rääkida. Ma ei taha lihtsalt ma ei hoia intriigi, aga lihtsalt ma ei taha enne nagu, võimalik, et tegelikult ma peaks rääkima, sest et ma ei saa ikka päris niimoodi. Ühesõnaga, ma lähen kogemusnõustaja koolitustele. Motivatsioonikirjast esimest voorust ma sain tublisti väga hästi läbi. Ja nüüd mul siis tuleb grupivestlus ja sealt siis tuleb nagu kindel kinnitus, et kas ma pääsen koolitusele. Vot, see koolitus ka on selline natukene vaimselt keeruline. Ma pean kindlasti aru saama, et ma suudan taastuda ja suht sitt on see, et mul hakkas just identiteedikriis pihta perses. Vihkan seda, mis toimub mu elus. Vahest. Ja, ma ei tea. Ühesõnaga, ma lähen... uus Katrin praegu, Uus Katrin ikka haigutab vlogide filmi seal. Nimetame seda uueks Katriniks, uueks versiooniks on ja prime versiooniks. Ühesõnaga, hakkas hoolitsema enda näo eest. Ma ei tea, kes siin kaamerast on, sa näha seda. Aga mu näonahk on paremas läinud, sest ma nagu hoolitsen selle eest natukene tihedamini nüüd. Ma ei tea, kus ma see viitsimine on. Samas me nagu hakkame mõtlema, et kui... See on nagu mingi psühholoogiline lõks, kui ma hakkan mõtlema, et mul nagu ma viitsin midagi teha, äkki mul on hüpomaaniline. Kuule, ma pean ikka pidurid praegu. Ma olen selles natukene segaduses. Ma ei saa aru nagu selles mitte midagi. Ma ei saa mitte midagi aru. Mitte milleskist. Lihtsalt mitte milleskist. Kohutav. Jah, ma ei tea. Ma ei oska midagi enam öelda. Mis ma olen veel tähele pannud ühe asja, et viitsin enam telefonis istuda. Nagu see ei paku mulle enam rahuldust. Fuckit ei paku enam rahuldust. Saan aru, et ma lihtsalt tuimalt scrollin ühte samatesse. Ma ei tea, nagu kuidas ma ütlen, et mu aju nagu januneb mingi vajalikku informatsiooni või mingit sellist asja. Et ei tea, isegi YouTube'ist pole väga midagi vaadata. Ma mõtlen, et nagu ma just loen raamatut täna. Ja see Anni raamat, mis ma hakkasin lugema, ma ei tea, ei kutsu väga. Praegusel hetkel vähemalt ei kutsu. Mul ei ole sellist depressiivset enam-vähem tuju. Aga mul on täiega palju muid raamatuid, mida lugeda. Ma enne loen enda raamatu riiuli läbi ja siis ma lähen alles raamatu kokku. Mul sõidavad raamatud.
mida ma ei ole ise nagu läbi lugenud, vaid olengi nagu ostnud. Ma olen mingi pooled raamatud mingi Tartu linna peale laiali jaganud. Peakski mingi aeg üles need korjama kõik. Aga mis veel muutunud on selle aja jooksul? Ma olen hakanud tervislikult toituma. Ma ei tea, kui kaua see kestab. No praegu on circa nädal aega, isegi rohkem. Alguses ma alustasin kaloridefitsiidiga, võib-olla äkki ma mingis vlogis olen sellest rääkinud. Siis mis ma olen? Ja siis ma vaikselt korra libastusin. Siis ma hakkasin uuesti söömist. Ma sain aru, et ma tahan nagu värsket või ma tahan värsket toitu nagu köögivilju ja selliseid paprikat näiteks grillist ja tomatit, kurki ja porgandit võiks ka järgmine kord edusta. Ja siis ma saan aru, et ma ei taha olla voodis täna, aga ma ei taha ka mitte midagi teha. Või ma ei oska mitte midagi teha. Ma nagu ei saa mitte midagi aru. Ma ei tea. Kohutav. See on nagu pigem mingi jönni, mis... Ma ei teagi, ma räägin, ma ei saagi aru nagu, mis värk on. Kas mu kesknärvisüsteem on ülekoormatud? Kas mul on päriselt mingisugune kriis on ja või no, ma ei tea, ma ei saa aru. Kusjuures vajab. Peaks ChatGPT kaudu küsima, et ta mulle teeks selle kriisi küsimustiku. Tundub huvitav. Jep, teengi seda. Ridiculous. I'm sorry. Oh, that's all right. I see. Well, Nii, nägite kaadreid. Käisime elukaaslase lastega lastejual, lastejuga vaatamas. Et täna on siis laupäev. Praegu ma kasvatasin uut retsepti. Tuuni, kala, feta, makaroni, spinat, küüslauk. Midagi panin veel, siis panin selle nagu ühele vormile ja viskasin ahju. Mul on praegu kõht nii täis. Kuidas ma nagu kriisi kohta räägin? Teatar. Ma saan aru, et mul on täiega kriisis lihtsalt. Ma võib-olla saan homme paremini sellest rääkida. Sest me peame lõplikult selgusele jõudma, aga fakt on see, et ma olen täiesti kriisis. See on niimoodi. Selline näeb mingi pasta välja. Ma ei tea, ei ole eriti suuretas, aga päris hea on, päris hea. Nii, õhtusööks sai siis söödud
ma natukene räägin teile, mis ma siis olen täna aru saanud. Siis kui me autoga sõitsime, siis... Fuck, miks see küünal ei pole? Issand jumal, see pesumasin ju lendab õhku varsti. Ma lähen vaatan. Nii, ma ruttu räägin ära nii kaua, kui see pesumasin uuesti kosmosesse õhku tahab lennata. Ühesõnaga, millest ma täna auto sellest sõidust nagu sain aru, ma mõtlesin oma hästi palju. Lihtsalt ma ütlen seda, et mu peas on pidevalt siuke. Ehk siis ma võin 10 asjast korraga nagu mõelda. Ma ühe nagu analüüsin läbi, tuleb kohe teine peale. Et jah, ma olen keeruline, taas keeruline. Aga mis ma mõtlesin? Ma mõtlesin seda, et ma saan aru, et ma pean hüvasti jätma oma vana Katriniga, sest ta ei sobi praegu enam sellesse eluetappi, mis mul on praegu. Ehk siis vana Katrin oli siuke nagu koduselt lohakas, ma lohakas nüüd mõtlen mitte see, et ringi tõmbab või midagi, aga lohakas nagu kodus väga ei koristanud, ma ei tea, tellisin süüa, mis iganes on. Praegu on mul elu täiega muutunud. Ma ei saa enam suvalt, ma ei tea, vahepeal minna mingisugusesse uimastite sinna tsüklisse on. Siis ma ei saa jooma hakata niisama lambis, kui ma tahan. Ja kõike siukest muud asja. Ja ma saan aru, et ma vist muutun täiskasvanuks. Jälle. Või noh, veel tasub täiskasvanuks. Ma olen hakanud koristama. Ma saan lastega läbi. Nagu ma olin inimene, kes ei sõidinud lapsi silma otsastki. Ma olin ükskõik mida nõus tegema, et ainult mitte lastega, aga ma ei ütleks seda, et ma olin praegu sunnitud. Ma teadsin juba enne tutvumist, et mu elukaaslasel on lapsed. Ja ma nagu läksin teadlikult sellele. Oota, aga näete, see on läbi. Ma räägin, see on nii imelik kuidagi. Ja mul ongi praegu hull ärevus. Ma ei tea, ma olen segaduses. Ma ei saa aru, mida see uus Katrin endast ette kujutab. Ma tean, mida vana Katrin endast ette kujutab. Aga teate, mis on kõige sitem, ongi see, et varsti hakkavad kogemusnõustaja koolitused. See on nagu kõige siuksem sitem asi. Aga ja mis veel ma olen tähele täiega mida keegi kusagil teeb. Mul on nagu oma mingi pereelu. Mul on nagu oma maailm, kus ma tegelen oma asjadega, oma mingi blogi mingi asjadega tegelen on. Mul ongi ainult mõte see, et mida süüa on. Ma olen hakanud tervislikult toituma, et mida endale süüa teha, mida elukaaslase süüa teha. Ja siis mina ei tea, mingi hobidega tegelen ja muud sellist asjadega. Trenni ma pole veel jõudnud. Ma ei tea, võib-olla ma rääkisin mingi ilusa blogis. Ma räägin, mul on praegu hetkel jälle see aeg, kus ma ei mäleta, mida ma räägin. Ma tunnen kohati, et mul on jälle mingi ATH sümptomid küljes. Tegelikult mul ei ole see. See on täiesti, see on okei, bipolaarsus suhtes vahepeal on niimoodi. Et jah, niimoodi. Kas mul on kahju, kas mul on kurb sellest Katrinist lahti lasta? On. Ja ma olen nüüd niimoodi siin seidinud ja analüüsinud, et see Katrin oli 10 aastat. 10 aastat saab varem surmas suvel mööda ja siis sellest ajast mul läks kõik nii nagu ei pidanud minema. Aga nüüd tundub, et ma vist olen 10 aasta ringiga jõudnud ühte samasse rööpasse tagasi. Järgmises vlogis, järgmisel pühapäeval te näete ka, mis mu korterist on saanud. Võtan teid kaasa sinna, sest praegu seal toimub remont.
ja mul on nagu meeletult kahju oma korterist, nagu seal on nii palju juhtunud. Ma räägin, nagu korter läheb ja koera ei ole enam ja mina ei tea, mis kurb, on küll kurb jah. Aga ei, see peabki järelikult nii minema. Aga mis ma ikka olen? Ma lähen võtan oma mängi maha ja siis ma lähen magama juba. Sest ma pean homme võitlustööd ka tegema. Ei saa päris kodus ikkagi unerdada niimoodi. Et töötu elu ikkagi tegelikult vajab nüüd siis töö tegemist ka. Nii et näeme juba järgmises klipis. Täna on pühapäev. Ma olen juba podcast tagasi kodus. Praegu kiirelt koristan ja siis monteerin ära. Aga ega mul midagi öelda enam ei olegi. Mul on täna suhtlus korralik ärevus. Mis kõige rohkem närvi jääb see, et see ärevus on tulnud siia samma. On tulnud valu. See on suke nagu, mina ei tea, veider valu. Aga näeme juba lihtsalt siis järgmisel pühapäeval. Sellepärast järgmine pühapäev tuleb nädal minuga. Et vaatame, mis me siis korraldame. Aga juba siis pühapäevani on ju. Tada!